Põllumajandus on läinud aasta-aastalt järjest intensiivsemaks ja sordivalik mitmekesisemaks. Kuidas selles keerulises maailmas orienteeruda ja valida enda külvikorda õige sort? Meil on ju turul käputäis sorte. Millised on need kriteeriumid, mille alusel peaks valiku tegema? Sellest ja sortidest räägime lähemalt järgmiste minutite jooksul. Uus talinisu sort KVS-ilt, mille nimeks on Spencer, on Eestis maha külvatud 2 aastat ja sellel sügisel peaks tulema ka esimene ports seemet turule. Kuna Spencer on keskmise kuni hea võrsumisvõimega, siis on sort sobilik ka natukene hilisemateks külvideks. Spencer on näidanud katsetes väga head talvekindlust ja see on ka esmaseks kriteeriumiks uute sortide valikul. Spencer on võrsumistüübiline sort ja oma olemuselt keskmise kuni hea võrsumisvõimega. Siin on ka näha erinevad taimed erinevate võrsete arvuga ja tegelikult kui taimel ruumi on, siis võrsub ta suhteliselt hästi. Sort on keskmise kasvukõrgusega ning suhteliselt tugeva kõrrega. Olles hea võrsuja ning tagada kultuuri lamandumiskindlus, soovitame siiski kasutada kevadist kasvu reguleerimist. Praeguseks hetkeks on sort jõudnud kõrsumise keskpaika ning kasvuaeg Spenceril on vahemik keskvalmiv kuni hiline. Siin on üks näide suurepärasest talinisu võrsumisest ja selleks on sort Effect. Sordivõrdluskatsetes on Effect näidanud väga tugevat talvekindlust ja väga suurt saagipotentsiaali. Kasvukõrguselt on Effect pigem madalakasvuline, mis omakorda tähendab, et sort on hea lamandumiskindlusega. Kuna Effect on suurepärane võrsuja, siis võimaldab see vähendada sügisel külvise normi, eriti varaste külvide puhul. Varajaste külvide puhul soovitame kasutada 300–350 tera ruutmeetrile. Kui külvata liiga suure normiga ja taimik kasvab sügisel liiga tihedaks, siis suureneb oht nakatuda lumiseende, eriti kui on lumerohke talv. Kasvuajalt on Effect keskvalmiv kuni hiline, olles pigem Spencerist natukene hilisem, kuid varasem Creatorist. Teine väga hea võrsuja tüübiline sort Effecti kõrval on Creator. Creator on lisaks väga heale talvekindlusele väga tugeva vastupanuvõimega kõrreliste helelaiksusele, mis on üks peamisi saagi langetajaid nisudel. Creatorit iseloomustab keskmine kasvukõrgus ja hea lamandumiskindlus. Kasvuajalt on Creator tüüpiline hiline sort, mis võimaldab teil koristuskonveierit edasi lükata. Creatorit iseloomustab väga hea võrsumisvõime, mistõttu varajaste külvide puhul kasutada pigem väiksemaid külvise norme. Antud sort on hilise kasvuajaga ja sobilik ka hilisemateks külvideks, kuna on ka kevadel väga hea võrsumisvõimega ja taastuja. KVS Emil on meie turul juba teada tuntud sort. Kui eelmised sordid olid pigem võrsumistüübilised, siis Emil on peatüübiline sort, andes oma saagi pika peaga ja rohkete terade arvuga. Emil on suurepärase talvekindlusega sort, mis on tõestanud end nii Eestis kui Baltikumis, kes mäletavad 2016. aastat, kus oli nii meil kui mujal Baltikumis viimane selline raskemapoolsem talv, siis Emil oli üks vähestest sortidest, mis elas talve üle praktiliselt kahjudeta. Siin on näha, et sordil tuleb juba lipuleht välja, mis näitab, et tegemist ei ole kõige hilisema sordiga. Kasvuajalt on Emil vahemik varasepoolne kuni keskvalmiv. Sort on keskmise kasvukõrgusega ja tugeva kõrrega. Üldjuhul piisab ühekordsest kevadisest kasvu reguleerimisest, et sorti püsti hoida. Nii nagu eelnevalt mainitud, siis Emil ei ole võrsumistüübiline sort, mis omakorda lihtsustab tema koristust, kuna põhumass on tunduvalt väiksem kui teistel sortidel. Samas aga ei kannata saagikus. Ehk siis peale vaadates alati ei näe kõige tummisem välja, aga saak üllatab alati väga positiivselt ja väga suure saagiga. Külvi aja osas võiks Emili puhul eelistada pigem varasemat külvi. Võib külvata juba augusti lõpus või septembri alguses. Varane külv tagab juba tugeva võrsumise sügisel ning see on suure saagi eelduseks. Emili puhul võiks eelistada pigem suuremat külvise normi, eriti hilisemate külvide puhul, kus külvitihedus võiks olla pigem 500 idanevat tera ruutmeetrile ja mitte vähem. Lisaks sellele, et Emilil on väga suur saagivõime, annab ta ka hea toiduvilja kvaliteedi. Suures saagipotentsiaalist annab aimu ka 2019 aasta viljelusvõistlus, kus sündis uus talinisude rekord ja selle rekordi tegi just nimelt seesama Emil. Reform on valikus kõige uuem sort ja idee seda Eestisse tuua tuli tegelikult Rootsist, kus samades klimaatilistes tingimustes, kus meie asume, on Reform näidanud väga head talvekindlust, olles selle piirkonna suurim talinisu sort. Väga head talvekindlust on ta näidanud ka meie tingimustes,
Sordi eripäradeks on pigem madal kasvukõrgus, tugev haiguskindlus, eriti tugev vastupanuvõime fusarioosidele ja helelaiksusele ning lisaks sellele, et sort on võimeline andma väga suurt saaki, annab ta ka üldjuhul toiduvilja. Reform on kasvuajalt sarnane efektile, olles samuti vahemikus keskvalmiv kuni hiline. Võrsumisvõime reformil on keskmine kuni hea. Oleme jõudnud sortidele ringi peale teha, kuid et kasvuaegade osas tekiks parem ülevaade ja arusaam, räägib Kaarel eelnevate aastate kogemustest just saagikoristuse poole pealt, et tekiks kindel arusaam, milline on varase talinisu koristusaeg ja kui palju see erineb hilise talinisu koristusajast. Eelnevate aastate kogemus antud sortidega on järgmine. Koristus oli 5. augustil tootmispõllu peal katses, kus kõikist nendel sortidel oli täpselt sama agrotehnoloogia, sama väetusfoon. Kui varaste sortide Ramiro Edins koristusniiskus 5. augustil oli 14%, siis näiteks nii-öelda keskvalima sordi Emily koristusniiskus samal päeval oli näiteks 17%. Hilisemad sordid juba EGT Reform ja Effekt, siis Effekti niiskus oli 24% ja EGT Reformi oma oli 20%, mis neid kahte sorti omavahel võrreldes annab aimduse, et Reform on Effektist üks selline 4-5-6 päeva varasem. Kui võtta siia juurde ka hiline sort Creator, mis 5. augustil ei olnud kahjuks üldse koristusküps, vaid põld oli oma tooni juba alles pruunikamaks muutmas, siis selle koristasime 2 nädalat hiljem ehk 16. augustil. Kui võtta koristusaega ja praktilist kogemust, siis kõige varasem sort on ikkagi Eestis Ramiro. Sellele võiks öelda, et järgneb KVS Sevil, mis on Ramirost 4-5 päeva hilisem või isegi kohati kuni nädal. Sellele järgneks Reform, mis on omakorda Emilist 4-5 päeva hilisem ja siis Effekt, mis on Reformist omakorda jälle 4-5 päeva hilisem. Kõige hilisem sort nendest sortidest, siin on Creator, millel me võib öelda, et praktiline kogemus näitab, mis on ikkagi nii-öelda varasest sordist Ramirost hilisem kuni 2 nädalat. Jõuamegi tagasi alguses püstitatud küsimuseni. Kuidas siis valida ikkagi õige sort? Kõik sordid, millest me täna rääkisime, on väga head valikud oma väikeste erisustega ning lõpliku valiku tegemiseks lähtuge kindlasti oma koristuskonveierist, et ei sõidaks erinevad kultuurid ja sordid üksteisele koristusaegselt sisse.